Tere kõigile! Mina tõesti olen siis nende keldritega tegelenud nüüd, see on juba ikka tükk aega sellest möödas, aga võin küll öelda seda, et see kelder on ikkagi üsna enesestmõistetav hoone või rajatis meie õuedel olnud ja ega nüüd uurijate tähelepanu ta pole ka kuigivõrd palju ikkagi nagu pälvinud, et ikka need muud nagu elumajad ja vanad aidad on alati olnud kuidagi atraktiivsemad ja põnevamad. Aga kui see keldri teema nagu ette tuli ja kui sa hakkad seda ikkagi nagu rohkem vaatama ja uurima, siis on see ikkagi üks vägagi põnev ja mitmekesine maailm, nii et nagu seda avastamise rõõmu jätkub seal küllaga. Aga täna siis oma ettekandes ma ei räägi keldritest, ütleme sellise ehitustehnilise poole pealt, et selle koha pealt on Jüri Vahuril näiteks 90. aastal ilmunud selline käsiraamat Kodukeldrid näiteks ja ma usun, et ka Rein Saksakulm täna räägib natukene rohkem keldrite hingeelust ja võib-olla ka nendest ehitustehnilistest võtetest, mis seal vajalikud on. Aga mina siis võib-olla teen siia alustuseks sellise väikese sissejuhatuse sellest, kuidas need keldrid meile üldse, miks nad tulnud on ja kuidas nad on tulnud ja kuidas nad on arenenud ja kuidas, mis neid siis nagu on mõjutanud, nagu millised on need suuremad nagu keldrite ehitamise lained siis nii-öelda olnud meil ja muidugi ka neid kohalikke eripärasid võib-olla kiiresti siis vaataks, et selline kiire sissejuhatus. Aga kui me nüüd nendest keldritest rääkima hakkame, siis miks nad üldse, miks see vajadus üldse tekkis? Ja selle keldrite ehitamise algus on muidugi seotud sellise toreda taimega, nagu seda on kartul. Nii et kartul on see peasüüdlane ja kartulist on see kõik alguse saanud. No kartul, kõik te ju muidugi teate seda, et kartuli kodumaa on tegelikult Lõuna-Ameerikas ja siis kuskil 16. sajandil juba hispaanlased tema sealt Euroopasse tõid. Ja vaadake, kui ilus on see kartulitaim tegelikult, et ta algul, kui ta meile või Euroopasse jõudis, käsitleti teda kui ikkagi sellist botaanilist haruldust ja kasvatatigi teda eelkõige botaanikaaedades ja lillepeenardel, et selline väga ilus ja eksootiline taim. Aga eks ta siis nagu hakkas 17. sajandi jooksul ikkagi ka levima Euroopas, jällegi algul ikkagi nagu eeskätt ilutaimena, aga tasapisi ikkagi jõuti jälile ka nende kartuli sellise kartulile kui toidu ja söödataimele, et ta nagu ikkagi on väga kasulik ja eriti 18. sajandil ka teadusasutused ja lausa valitsuse tasandil propageeriti siis kartuli kasvatamist ka niimoodi söögitaimena, et leida siis nagu leiva jätku ikkagi, kui oli need suure 18. sajand, ka kui suur sõdade ja suurte ikalduste aeg, et väga oluline oli siis nagu leida siis nagu sellist leivalisa. Eestisse jõuab kartul 18. sajandil ja nagu mujal, eks siis meil samamoodi oli ta algul ikkagi ilutaim, mida kasvatati eeskätt siis mõisate ja pastoraatide aedades, aga tasapisi hakkab ta ikkagi jõudma ka juba mõisapõldudele, eriti 19. sajandil. No siin on üks väga illustratsiooniks, üks väga tuntud akvarell, mis on siis ühe baltisaksa kunstniku Alexander von Ükskülli looming ja siin ta kujutab siis Läänemaa rahvast 1820. aastatel ja siin on väga romantilises vormis ilmselt siis kujutatud kartulipanekut, kuidas siis külarahvas, ilmselt on see mõisapõld, kuhu seda kartulit pannakse. Ja ega siis mõisad hakkasid ka ikkagi, kuna ikkagi see näljahädal ja ikaldused olid ikka talurahval ka tõsine probleem, siis mõisate kaudu hakati ikkagi ka kartulit talurahva seas propageerima, et ka talurahvas seda kasvatama hakkaks rohkem. Nii oma leiva lisaks kui ka oluline oli mõisate jaoks ka see, et 19. sajandi 30. aastatel hakati viina ajama juba kartulist, nii et see kartuli kasvatamine mõisa jaoks oli väga-väga oluline.
Ja algul siis, kui nüüd mõisa kaudu seda kartulikasvatust propageeriti, ega siis nagu talurahvas algul väga vedu ei tahtnudki võtta, suhtumine oli väga umbusklik ja no ega Eesti talupojad siin millegi poolest ei eristu muust teistest Euroopa maadest, et ikka nagu see kartus on algul olnud, et ta kurnab maad ja muud põhjused, aga vähehaaval, no kahjuks täna ei ole aega sellest pikemalt rääkida, on väga toredaid lugusid, kus on siis nii sunniviisiliselt kui kavalusega neid talupoegi siis nagu sinna kartulit kasvatama suunatud. Ja noh, minu jaoks oli väga tore avastus nagu see, et meie eepose Kalevipoja looja, siis meie lauluisa Friedrich Reinhold Kreutzwaldki on olnud kartuli eestkõneleja. See oli nagu väga vahva, tema oli väga selline laia haardega rahva valgustaja ja muidugi kõigest need teemad, millel ta sõna võttis, oli väga lai arstiteadusest loomulikult ja kõigest muust, aga ta on ka väga innukalt ikkagi kartuli eestkõneleja olnud. Ja noh, ütleme, ta on siis propageerinud seda kui väga mõnusat leivajätku, aga ütleme, kui need talupojad siis seda kartulit ka kasvatama hakkasid vähehaaval ja sunniviisiliselt sageli, ega nad ei osanud teda sugugi algul nagu üle talve pidada. Nii et Kreutzwaldki on juba jutuks võtnud selle, et kartuli säilitamiseks oleks kõige mõistlikum ehitada ikkagi kelder. Ja kui ühel mehel see üle jõu käib, siis kas või vähemalt mitme pere peale kokku. Et tema neid selliseid toredaid ülevaateid kartulikasvatusest Võrumaal on avaldatud päris pika perioodi jooksul ja ta on ka siis nagu tõlkinud hästi palju sellist talurahva niisugust harivat kirjandust, mida siis nagu on avaldatud ka. Aga tõesti, kui need 19. sajandi teisel poolel kartul siis nagu talupõldudele laieneb, kartuli kasvatamine, siis vähehaaval, kui ta siis nagu sajandi lõpupoolega lausa igapäevatoiduks juba muutub ja teenib välja selle austava nimetuse meie teine leib, siis võibki ikkagi minu meelest on täiesti üksühene seos ikkagi selle keldrite ehitamise ja kartuli kasvatuse laiema levikuga. Ja noh, ega see kartul, kui ta tuli, ta on ikkagi pikka aega olnud meie jaoks üks väga oluline põllukultuur, ka Eesti Vabariik on ju omamoodi tuntud kui kartulivabariik, kus siis sõjaeelsel ajal oldi esikohal kartuli tootmises ühe elaniku kohta ja seemnekartuli väljavedu näiteks on andnud väga suurt sissetulekut, nii et kui see kartul tuleb, toob ta kaasa ikkagi ka selle keldrite ehitamise. Aga eks selle kõrval on ka olnud muid viise, ütleme, kui me siin täna räägime keldritest, siis on huvitav ka nagu alguses rääkida ka sellest, mis on need alternatiivid siis kartuli säilitamiseks. Et ilmnes, et kui kartulit juba kasvatati, et talle tegelikult väga hästi sobib selline traditsiooniline toidu säilitamise viis maaaukudes. No nendest maaaukodest on juttu juba Läti Henriku kroonikas 13. sajandil, kus siis kroonik kirjeldab liivlaste maaauke, kus hoiti vilja, aga sama praktika on ilmselt olnud, noh, mitte ilmselt, vaid päris kindlasti kasutusel olnud ka eestlastel, kus siis nendes maa sisse kaevatud aukudes on hoitud nii vilja kui ka siis naereid näiteks või kapsaidki on niisugune väga hea säilitamise viis olnud. Ja kõige lihtsamal kujul siis selline kartuliauk kujutabki endast, noh, selleks sobib väga hästi selline liivasem pinnas ja kõige lihtsamal kujul ta kujutabki endast siis niisugust maa sisse kaevatud auku ja kõige algelisemal kujul ei ole ta isegi mitte mingit moodi vooderdatud, vaid ongi auk maas, mis siis täidetakse kartulitega kuskil maapinnast kuskil 30-40 sentimeetrit peab jääma siis ruumi, mis siis see maapinnani see ruum siis täidetakse hästi tihedalt õlgedega.
ja peale kuhjatakse siis päris suur hunnik mulda ja kui on väga karmid talved olnud, siis on veel sinna peale sõnnikut veetud ja või lund kuhjatud, nii et selline maa sees on see kartul päris hästi säilinud. Ja ütleme, aga noh, muidugi kui selline kartulikoobas, kui ta juba niimoodi mulla alla maetud on, siis ega teda üldiselt talve jooksul ikkagi lahti ei võetud, sest kui sa tema lahti teed, siis sa pead ka tema tühjaks vedama. Ja ütleme, edasi arendatud kujul vähekene on need auke hakatud siis ka vooderdama ja selleks voodriks on ka kasutatud väga erinevat materjali, võib-olla lihtsalt õled või mingid okstest punutud matid, aga sageli ka siis ikkagi palgid või kivid. Ja kui nüüd siin pealkirjas on ka näha, et kartuliaugud ja kartulikoopad, et mis siis nende vahe on, et noh, võib öelda, et see kartulikoobas on siis nagu edasiarendus sellest kartuliaugust, et tavaliselt koobas, kui me räägime kartulikoopast, siis see on ikkagi juba vooderdatud kivide või palkidega ja tal on ikkagi ka mingisugune väike sissepääsuava. Ja see ava oli muidugi väga väikene, tõesti mingi 40-50 sentimeetrit, 50-60, et noh, et tõesti võimalikult vähe sinna pääseks, ütleme, kui ka mõne sulailmaga ta lahti võeti see auk, et sai pärast nagu kinni matta kenasti. Nii, ja sellised kartuliaugud ja kartulikoopad on Eestis ikkagi väga laialt olnud levinud, neid kohtab igal pool, nii Põhja-Eestis, Lõuna-Eestis kui saartel ja nad on olnud päris pikalt kasutusel, isegi veel 70-ndatel, 80-ndatel aastatel ja mõnel pool kohati veel hiljemgi. Ja sageli ka paralleelselt keldritega on neid kasutatud. No siin ülemisel pildil on näiteks Ohtu külas Harjumaal Muru talu kartuliaugud, kus on siis ka tõesti võimalik, kui neid on mitu ühel talul, siis võib olla tõesti eraldi söögi- ja söödakartulile ja seemnele ja juurviljale. Nii et neid on ikkagi peetud päris praktiliseks kartuli hoidmise viisiks nagu aga eks mingil ajal hakati neid muidugi ka ümber ehitama. Siin alumisel pildil on minu enda kodukülast üks kartuliaugust ümber ehitatud kelder. Ja nagu nende, no eks see kartuliauk ja kartulikoobas, eks sa pead selleks ikkagi valima sellise sobiva pinnaselt sobiva koha ja kui oli selliseid piirkondi, kus sellist kohta nagu kerge leida ei olnud, siis on ka üsna levinud praktika see, et sellised keldrid või koopad koondatakse kokku ühele sellisele sobivale kõrgemale kohale, et ongi sellised keldri- või koopamäed. No siin on näide Muhu saarelt, kus on siis Kallaste külas nii toredad, neid on ridamisi sellised toredad tuhliaugud, ma ei tea, mis neist praegu saanud on, aga vähemalt 10 aastat tagasi olid nad täiesti olemas seal mäerinnakul ja seal on tõesti näha, et nad on kenasti ikkagi vooderdatud juba paekiviga ja noh, vahel ka nendest võis olla palklagi, aga võis olla ka suurematest paeplaatidest lagi sellistel tuhliaukudel ja vahel on nad üsnagi sügavad ka. Ja see sissepääsuava on õige pisikene, nii et noh, tõesti, et külm sisse ei läheks, vahel tuli lausa käpakil või tagurpidi roomates sinna kuidagi sisse saada, nii et hea toidu peal kasvanud uurijal võib-olla ei tasugi riskeerida sinna sisse pugemisega. Nii, ja noh, muidugi üks võimalus kartulite hoidmiseks, eriti kui olid suuremad kogused, olid ka kartulikuhjad, kuhu siis ka tehti nad sellised eriti seemnekartuli ja ütleme, mõisate viinavabriku see veetava kartuli puhul oli see väga praktiline, et tõesti tehti sellised suured kuhjad terava tipuga, mis siis maeti ka jällegi paksult õlgede ja paksu mullakihi alla
ja see näiteks 30ndatel aastatel on veel põllumajandusajakirjades väga palju juhtnööre nii selle kohta, kuidas neid kartulikuhje teha või kuidas kartulikoopaid või auke teha ja kuidas see õhutamine seal peab kõik käima ja kuidas ta nagu võimalikult kindlalt ja veekindlalt tehtud oleks. Ja ka veel nõukogude perioodil on need kartulikuhjad üsnagi tavaline praktika, eriti seemnekartuli hoidmisel, aga kuna ikkagi väga palju pidi seal kippus ka hukka minema, siis hakati juba ka kartulihoidlaid tegema 70ndatel aastatel vähemalt. Ja kui nüüd keldritest hakata rääkima, siis keldrite puhul ei saa üle ega ümber ikkagi mõisast ja mõisa eeskujudest ja ütleme seda mõisa ja seda saksa kultuuri eeskuju juba sellest kõnelevad juba need nimetused, nii see kartuli enda nimetus, see kartohvel või kartuffel või tuhlis või kuidas teda kohalikes murretes nimetatakse ja ka see maaõun või maaubin tuleb ju täiesti saksakeelsest sõnast. Ja samamoodi on kelder otse tõlge ju tegelikult või mitte isegi tõlge, vaid otseselt üle võetud saksa keelest. Ja muidugi need keldreid tehti ju mõisahoonete alla juba alates keskajast, aga peab ütlema, et ikkagi eraldi rajatisena hakati neid ehitama ka mõisates suhteliselt hilja, ikkagi kuskil 18. sajandi lõpul, 19. algul, kui see mõisamajandus väga kiiresti areneb ja kui ehitatakse selliseid võimsaid mõisaid välja, kus on väga palju selliseid majandushooneid, see viinaajamine kartulist kindlasti on olnud oluline, aga ka piimakarjamajanduse areng, kus siis tõesti oli neid piimakeldreid ja piima säilitamiseks vajaliku jää hoidistamise paiku vaja, nii et see keldrimajandus sealt mõisa kaudu tuleb. Ja ka need ehitustehnilised uuendused, mida keldrite puhul on väga olulised. No näiteks lubimört, väga kaua oli lubja põletamine mõisate monopol 19. sajandi keskpaigani vähemasti, aga ütleme, see niisugune oskus on mõisa kaudu tulnud ja eriti oluline on see lubimördi kasutamine juba raudkivi ehituste puhul, kus on ikkagi tugevam sideaine. Ka tellise põletamine, telliseidki näeme keldrite puhul kasutatakse, nii et seegi on mõisa kaudu tulnud. Ja kui me räägime ikkagi keldritest, no kui nad tulevad, siis mõisa kaudu kindlasti tuleb selliste silmapaistvamate keldrite puhul ikkagi need eeskuju sellise ilu poole püüdlemisest, et kõik need, nii need mõisakeldrid kui nende järgi siis nagu ehitatud või nende eeskujul edasi arendatud, siis need talukeldridki peegeldavad nagu neid suuri kunsti stiili eeskujusid, mida siis on nagu mõisatestki näha olnud, aga väga palju ka kõiki neid ehiselemente, mida kasutatakse keldrite puhul, olgu need siis need ilusad profileeritud, no eriti Muhu on selles mõttes hea näide, et kus väga palju neid profileeritud karniise või neid ilumunasid ja näiteks, mis on mõisate pargi arhitektuuris tuttavad või siis need mõisniku vapid, mille eeskujul kuskil seal peahoone fassaadil mälukividena näiteks talukeldritel, et see niisugune mõisa eeskuju on kindlasti olnud väga oluline. Ja kui nüüd keldrid ehitamisest natukene rääkida põgusalt, siis keldri puhul on ikkagi, kui keldrit juba kui see ehitamine ette võetakse, siis kõige olulisem oleks ikkagi on see, et kelder täidaks oma ülesannet ja et ta hoiaks siis sellist ühtlast madalat temperatuuri ja oleks veekindel. Need on siis need põhinõuded ikkagi ju keldritele. Ja tavaliselt valiti siis selline kuivem, kõrgem koht keldri tegemiseks. Väga hea oli, kui, no muidugi alati ei saa, aga kui võimalik oli, siis ikkagi püüti see tagumine külg teha põhjasuunda, et mis siis nagu pinnas seal jahedam vähekene oleks. Võimalusel on arvestatud ka tuulesuunda näiteks, et valitsevate tuulte suunda, no näiteks Hiiumaal üks väga tore
mees rääkis, et noh, tõesti keldri ja lauda puhul oli hästi oluline, et nii see keldrisuu kui lauda uks ei jääks nende valitsevate tuulte poole, et eriti nagu vihmase ilmaga on see talitamine seal väga ebamugav, kui see niisugune peksab sul seda vihma niimoodi, noh, ma ei tea, kui palju seda siis nagu üldiselt arvestatud on, aga no muidugi veesooned on jällegi üks hästi oluline asi, et kui nüüd kaevu puhul kaevutark otsis seda kohta, kus see veesoon parajasti jookseb, siis noh, keldri puhul oli ju oluline selle veesoone vältimine pigem. Nii, ja ütleme selle asetuse puhul, noh, eks ikkagi nagu püüti leida siis nagu see tõesti see sobivam asukoht ja noh, kuhu ta siis reeglina või no mitte reeglina, aga väga sageli on väga praktiline ikkagi paigutada see kelder majandusõuele ja noh, eks neid majandusõuedelt neid leiabki kõige rohkem ka siis niisugune lautade lähedusest ja noh, oluline ka see, et sinna ikkagi ka mingi vankriga vanemate keldrite puhul, et vankriga nagu ligi pääseks hästi, et seda on nagu oluliseks peetud. Ja noh, ega nagu erilist võib-olla, kui need vanemad ja lihtsamad keldrid on, et ega siis nagu väga palju ei olegi sellele ilule seal rõhku pandud, aga no siin on muidugi neid erandeid, on need jõukamad talud ja muidugi, millest tuleb siin edaspidi täna ka juttu, on Muhumaa, kus see kelder on ikkagi selline eriline ja kui tema väljanägemisele juba rohkem on rõhku pandud, siis võib tema ikkagi ausalt ka kohe ilusale puhtale õuele paigutada. Aga noh, muidugi nagu siin ikkagi ütlesin ka, et ikkagi nagu need looduslikud tingimused on hästi olulised, et kui nüüd maja lähedal või õue lähedal ei olnud sellist head kohta, kuhu kelder teha, siis on juhtumeid, kus ta võib olla ka üsna kaugel õuest, et noh, et ikkagi nagu see sobiv asupaik ja ütleme, see põhjavee kõrgus on ka oluline keldri puhul. Ja kui nüüd hakata keldreid, see on nüüd tõesti üks hästi kirju slaid siin, aga see keldrite maailm ongi hästi kirju. Et kui sa hakkad nagu algul tõesti tundub, et mis see kelder siis on, nii argine ja tavaline asi, aga kui sa hakkad nagu ikkagi nagu süvenema sellesse, siis see läheb nii põnevaks ja on nii palju selliseid erijuhtumeid ja eritüüpe lausa ka. Et no siin ma olen püüdnud värviga on nüüd siis nagu märgitud need, mis on siis nagu enam levinud. Noh, ütleme, kui hakkame kohe siis nagu sellest ehitusest peale, no on maapealseid keldreid. Need on siis sellised keldrid, kus keldriruumi põrand on praktiliselt siis maapinnaga enam-vähem tasa, et nad ei olegi süvendatud. No ütleme, see on tõesti niiskemates kohtades võib-olla levinud rohkem, kus ei olegi võimalik süvendada. Ja kõige levinumad on meil need süvendatud keldrid, mis on siis kuskil umbes meeter või poolteist siis maapinna sisse kaevatud. Et need on siis, ütleme, Eestis kõige laiemalt levinud. Aga on ka maa-aluseid keldreid, mis on tõeliselt väga-väga sügaval, kus see keldriruumi lagi on praktiliselt maapinna tasemel ja on isegi selliseid, noh, huvitav, et ka Muhus on väga sügavaid keldreid, ometi on ju niisugune väga kivine maaga, mis on siis nagu raiutud maasse, niisugused ääretult sügavad keldrid. Ja no ütleme, see keldri, kui ta on nagu süvendatud näiteks või üldse keldri puhul põrandaks on ikka väga sageli on ju muldpõrand või siis tambitud savipõrand või siis kivikeldri või kivistes piirkondades on ta ikkagi nagu siis põhjapaeni süvistatud. Et no selline looduslik põrand on kahtlemata väga hea keldrile, et ta on niisugune hingav ja hoiab hästi seda temperatuuri, ühtlast niisugust temperatuuri seal. Ja noh, kui vaadata nüüd nende ruumijaotuse järgi, siis on võib-olla need vanemad keldrid ongi sellised üheruumilised, kus ongi uks avanebki kohe sinna keldriruumi. Siis on väga, kõige rohkem on tõesti neid väikese eeskojaga keldreid.
kus siis ette on jäetud, noh, hiljem nad hakkavad, võib-olla suurenevad natukene, aga on ka 2 ja enama ruumilisi keldreid. Ja enamasti on keldritel sissepääs siis otsaseinas ja kõige tavalisemad on meil siis need rohelusse kasvanud sasipeadega mätaskeldrid, mis ongi väga, lastigi niimoodi mõnusasti rohtu kasvada, sest et noh, tal on peal ju see suur kuhjatis siis nagu pinnast või mulda, et need on meil nagu kõige enam levinud ja muidugi nendele sageli on ka peale ehitatud uuemal ajal, minu enda kodukeldrilegi on uuemal ajal ikkagi peale ehitatud mingi varikatus just, et nagu kaitsta neid keldri võlvi eeskätt. Aga on ka katusega keldreid ja on sellise päris toeka pealisehitusega keldreid, kus näiteks keldri peal on veel ehitatud ait või mingi kuur. Ja siis on neid mingite, no saartel eriti on näha, kuidas nad on ehitatud mõne kõrvalhoonega kokku, on see siis saun või paargu või mõni ait või siis on see kelder mõne kõrvalhoone alla hoopiski ehitatud, et neid variante on nii palju. Ja noh, täna me ei räägi ka majaalustest keldritest, mis tulevad eeskätt siis, kui hakatakse juba rehest eraldi hooneid ehitama. No nende toredate häärberit tüüpi majade all on ka enamasti juba toredad majaalused keldrid. Aga võib-olla siis vaataks ka natukene neid kohalikke eripärasid, sest et kuna keldreid ehitati ikkagi kättesaadavast looduslikust ehitusmaterjalist, mida oma maade pealt siis ikkagi saada oli, siis ongi noh, see kohalik piirkondlik see maapinnas seabki nagu, annabki nagu kätte need eripärad. No sageli on ka selliseid, noh, ma tõin siin näiteks Põhja-Eesti, noh, alustame siit kodusest Põhja-Eestist, mis on selline paepealne maa ja noh, loomulikult on siin ka sellist väga palju selliseid paekivikeldreid. Aga ja Põhja-Eesti paekivikeldritele on siis iseloomulik see, et nad on sellisest pinna lähedasemast paest tehtud ja sellised võrdlemisi õhukesed on need paetükid, millest nad on siis kokku laotud, algusaegadel ka kuivmüüritisena ja nad on üldiselt üsna sellised tagasihoidlikud, et ei uhkelda nad siin eriti suurte ilustustega. Aga loomulikult, kui sinu talumaadel oli nii paekivi kui maakivi, siis on ikka ehitatud ka mõlemast kivist neid kokku, aga sellised tagasihoidlikud lihtsad paekivikeldrid on need, siis, mis siin Põhja-Eestis kohe silma torkavad. No Saaremaa ja Muhu on loomulikult ka sellised paepealsed või niisugused paesed ja kivised paigad, aga nende keldrid on siis juba sellisest paksemast raiepaest tehtud ja noh, muidugi seal on ka väga palju kasutatud sellist kohalikku dolomiiti ja kuna on tõesti need Eestis need paigad, kus on see kivi raiumise ja kasutamise traditsioonid nii pikad, siis on ka sellised väga hea ja meisterlik siis nagu see raiepae kasutamine on väga iseloomulik nendele Saaremaale, Muhumaale, kus ka sellele keldri välimusele on võrdlemisi palju ikkagi nagu tähelepanu pööratud. Nii, ja Lõuna-Eestisse minnes ka jällegi kohalik kivi toob esile need eripärad. Lõuna-Eestile ja ütleme ka Pärnumaal on hästi iseloomulikud sellised punastest või noh, raudkivikeldrid ja on ka väga-väga kauneid keldreid, kus on siis need avapiirded laotud punastest tellistest. Nii et see on niisugused väga-väga toredad ja vahvad keldrid ja ütleme see tellise Lõuna-Eesti talud, ütleme sellel keldrite ehitamise, noh, ütleme see kõrgaeg oli ka see 19. sajandi lõpupoole, kui olid ikkagi juba hakati noh, ikka nendes päris taludes juba
rohkem rõhku panema sellele üldse nagu noh, ütleme see niisugune keldrite ehitamise aeg on seal, et siis on eks niisugune jõukamatel taludel oli ka selliseid uhkemaid, toredamaid keldreid ja ka tellistest on laotud nii keldripõrandaid kui ka keldrilagesid. Ja Lõuna-Eesti künklikule pinnasele või reljeefile mõeldes on seal ka palju selliseid mäerinnakusse ehitatud keldreid, kus on siis, noh, see annab ka jällegi keldrile niisugused head tingimused ja siin vasakul on näha väga tore kelder, meie muuseumis on ka ju sealt Võrumaalt toodud Rusi talu, millel on olnud ka selline tore, see on siis nagu see keldri pealsega või päälikuga kelder, kus on siis all nagu see raudkivi kelder, mille peale on siis ehitatud selline aidasarnane hoone. No see võiski olla ait, aga ütleme, antud juhul oli see siis selline tüdrukute suvine niisugune kangastelgedega niisugune kudumise ruum oli seal või oli ta ka õunahoidla. Ja sageli need sissepääs võis olla niimoodi, et ühelt poolt siis nagu õue poolt võib-olla sinna keldri pääs, aga siis sinna pealikusse pääs võis olla hoopis teiselt poolt. Ja kõrval on siis ka üks Muhu Mulgimaa näide veel. Ja noh, Mulgimaale on hästi omased ka sellised aitade alla ehitatud keldrid. No Hiiumaast rääkides, Hiiumaa on ju metsane. Loomulikult on Hiiumaal kivikeldreid, nii pae kui enamasti sellised ongi segamaterjalist keldrid, aga omapärana tuleb välja see, Hiiumaa on väga metsarikas, omapärased keldrid on sellised palkidest eeskojaga keldrid, mida kui sa nüüd õueserval sellist hoonet näed, isegi võib-olla algul ei kahtlustagi, et tegemist on keldriga, meenutab pigem aita. Ja üks selline tore, väga iseloomulik Hiiumaa kelder on meil ka muuseumis. See on meie Kolga talu õuel ja seal paremal pool üleval ongi see Mihkli talu kelder Haldi külast, mis on siis nagu meie muuseumis ka näha. Nii et see palkidest eeskoda võis olla täiesti kasutusel ka sellise, ta võis olla aidaruum, aga ta võis olla ka täiesti suvine magamiskamber, mis siis nagu meie Kolga talus oleva keldri puhul ongi olnud nõnda. Ja Saaremaast, Hiiumaast rääkides veel on üks väga-väga põnev selline eripärane hoone, mis ei ole siis nagu kelder, vaid on siis nagu kartulimaja või tuhlistuba. No jah, ta ei ole maapealne kelder, sest ta on köetav, see on väga põnev. Et neid on praegugi säilinud ikkagi seal Kihelkonnal ja Mustjalas on neid keldreid või selliseid tuhliste tube alles, et nad on jah, sageli aga ikkagi kokku ehitatud mingi teise kõrvalhoonega, kas siis kuuriga või aidaga kokku ehitatud. Ja siin ühe Hiiumaa näite pealt ongi nagu hästi näha, et ta on nagu kuuri külge ehitatud, ütleme see jäme, siin on ju näha, et see niisugune jämedam joonega märgitud see ristpalk ehitis on see kartulimaja või tuhlistuba. Ja tavaliselt on tal siis koosneb kahest ruumist, on siis niisugune kitsukene eesruum ja siis selline suurem kartuli hoidmiseks mõeldud ruum, mis oli köetav, see on eripära, et ta ei ole tavaline, ta ei ole nagu maapealne kelder, vaid ta on ikkagi selline köetav ruum ja sageli võis juhtuda, et ta oli päris pime, et tal ei olnudki mingisuguseid avasid üldse. Või kui oli, siis ikka ääretult sellised väiksed palgivahed ainult. Ja kütta tuli teda siis vastavalt vajadusele. Ja kui nüüd keldritest ikkagi rääkida nendest eripäradest, mul on hästi hea meel, et täna tuleb juttu pikemalt siin põnevatest Muhu keldritest, aga Muhu maa on tõeliselt eripärane ja ütleme seal ma olen täitsa nagu nimetanud teda ka keldrite kuningriigiks, sest et nii palju ilusaid pilkupüüdvaid ja nii mitmekesiseid keldreid, kui on Muhumaal, ei ole kuskil mujal Eestis võimalik leida, et see on tohutult põnev maailm. Ja eks siin on muidugi oma osa nendel väga pikkadel tõesti kiviehituse traditsioonidel,
Ja ütleme tõesti seda niisugust pikka kogemust kiviehitiste puhul, aga kindlasti on siin oluline ka see muhulaste liikuvus võib-olla, et nad on ikkagi käinud hulktöödel, laevareisidel, laevasõitudel, et mis on andnud ikkagi neile avarama silmaringi, et on väga-väga põnevaid näiteid Muhumaalt ja mu meelest on üks ääretult põnev uurimisteema lausa, millega võiks keegi tegeleda, et kuidas siis nagu need erinevad mõjutused on siis nagu jõudnud ja kust nad on tulnud, et on siin mõjutusi mõisa arhitektuurist kõiki nende kaunistuste puhul eriti ja kõik need mälukivid, mida seal väga armastatakse või siis need sellised niisugused raidetailid või need kaunid ehismunad, mida kasutatakse keldri rinna seal fassaadi tipule. Et noh, neid on täiesti imelisi ja eks muidugi on see kohalik Pädaste mõis väga palju ka mõjutanud neid Muhu keldreid, aga kindlasti on neid mõjureid ka palju mujalt ja ütleme, kuidas need meistrid on üksteist mõjutanud, et noh, et minu meelest on see üks väga põnev uurimisteema, mille tõesti keegi võiks ette võtta. Aga kui me nüüd mujal sageli on see kelder ikkagi hästi funktsionaalne, ainult selline lihtne majapidamishoone, siis kui me räägime Muhust, siis Muhus on kindlasti kelder ikkagi uhkuse asi ka. Ja siin hästi põgusalt ikkagi hüppan siit üle, et on Muhumaal ikkagi need vanemad keldrid, mis on paekivikeldrid. Kõige vanemaid keldreid leiab Muhust 1850. aastatest ja nad on sellised tõesti paksemast raiepaest tehtud ja ütleme, on selliseid lihtsamaid, aga on ka, kuna muhulased on ka kõvad baasivõtjad mehed ja see niisugune töö kvaliteet ja ilus töö on kuidagi muhulastele nii omane, et on ka selliseid täiesti siledaks tahutud suurtest paeplokkidest keldreid Muhus, mis on niivõrd kaunid ja silma torkavad ja noh, ütleme näiteks seal mustvalgel fotol on näha üks Igaküla rannatalu kelder. Kõik te näete, see keldri sillus on ühest suurest paeplokist välja raiutud, et noh, et siin on nii palju selliseid põnevaid ehitustehnilisi võtteid, millest täna kindlasti ka juttu tuleb. Ja noh, tegelikult need mustvalged, Muhumaal tuleb siis sajandi vahetuse paiku tuleb see stiilimuutus, aga tegelikult need vanad paekivikeldrid on natukene selle uuema stiili varju jäänud, aga nad on väga-väga ägedad ja väga sellised tähelepanuväärsed ikkagi. Ja see uus stiil, mis nad siis nagu varju jätab, tuleb siis kuskil 1880. aastatel. Ja väidetavalt on siin ikkagi see Pädast mõisa kõrvalhoonete ehitus siis andnud palju inspiratsiooni, kus siis need Muhu meistrid olid Rakkes ja see ongi see Muhu mustvalge stiil, mis see tähendab, et on kasutatud koos siis seda tumedat raudkivi ja kohaliku siis dolomiidi või paekiviga on see kokku ehitatud, nii et need uksepiirded ja siis nagu selle astmikviilu äärekivid ja nurgad on siis nagu laotud heledast paest või dolomiidist, mis annab ikka nendele keldritele sellise ääretult kauni ja dekoratiivse väljanägemise. Ja noh, muidugi siin ka neid mõjureid on ju palju ja kuidagi on seal Muhus neid kohalikke meistreid, kes siis on ehitanud mitmeid sarnaseid keldreid ja küllap nad on vastastikku üksteist mõjutanud, aga on eeskuju jah sealt Pädastest, aga ka Piiri magasiaida ehitus on väga tugevalt mõjutanud, näiteks see mustvalg üleval vasakul see Igaküla Kästiki kelder on väga sarnane või väga palju elemente on võetud sealt Piiri magasiaida ehituselt ka üle. Ja noh, mõned kiired näited veel, neid kaunistuselemente on siin väga palju pandi sellele kontrastile rõhku Muhus, et see tumeda raudkivi ja siis nagu selle dolomiidi kontrast ja ütleme tõesti vaadata neid nurgakivisid, need on ju kõik käsitsi välja tahutud, et see on ikkagi erakordne
erakordne meisterlikkus, millega seda tehtud on ja on näha siin üks näide ka, kus see kassiga pilt on näha ka see Muhu rustikat, mis on siis Oina küla Jüri talust on keldril niisugune rustika, mis tähendab, et need selle nurga, ühesõnaga need selle kivi servad on ainult siledaks tahutud, et niisugune väga dekoratiivne element, mida esineb ka siis nagu mujal mustvalgetes ehitistes. No see on nüüd väga tuntud näide ka Tammse küla Saarapuu talust, kus siis meister Paul Tüür on oma koduõuele toonud sellise uhke keldri ja väga kaunis Muhu mustvalge stiili esindaja on ka see Salutalu kelder Leeskopa külas, mis on väga-väga rikkalikke sellist raidkivi detailidega ja siin on ka näha need ukselt kahel pool on need raudkividest kujundatud ristid ka, mis on väga armastatud detail siis selliste keldrite puhul. Aga nüüd lõpetuseks teen veel sellise kiire ülevaate sellest, kuidas see kelder siis oma aega peegeldab, et tõesti nad on siis nagu eritüübilised, see on väga mitmekesine maailm, aga nagu siin algul juba rääkisin, et nad tulevad tõesti siis, kui tuleb kartul meie põldudele ja väga uhkeid keldreid ehitatakse siis, kui talusid hakatakse päriseks ostma, ütleme seal tõesti 19. sajandi lõpus rohkem, et siis ikkagi nagu see päris peremehe tunne on nii oluline, et pannakse ju rohkem rõhku nii oma elamule, kõrvalhoonetele, kui siis ka, mille hulka kuulub ka see kelder. Et jõukamal järjel taludes on tõesti ka lausa mitu keldrit, eriti näeme seda lõunapoolses Eestis, mis on siis nagu ka talude päriseks ostmise puhul olnud nagu esirinnas. Ja muidugi see 20. sajandi algus on hästi oluline aeg, kui on siis tõesti need on väga kiire, see enne esimest maailmasõda, see on väga kiire arenguaeg ja majandusliku tõusu aeg, kus tõesti tuleb, linnad kasvavad väga kiiresti, tuleb piimakarjandus, mis tähendab ka seda, et hakatakse piimakeldreid ehitama suurematesse taludesse, jääkeldreid, nii et see on ka selline üks niisugune suurem keldri ehitamise aeg. Aga meeles tasub ikkagi nagu pidada seda ka, et kui nendest vanematest keldritest rääkida, et alguses tõesti oli see kelder mõeldudki ainult kartulile, et me räägime kartul, tema meie õuele tõi ja ta oligi algul siis ikkagi kartulihoidla, võib niimoodi öelda, ja ta löödigi niimoodi silmini kartuleid täis ja ei olnudki seal midagi muud, mingeid erilisi vahesid ei tehtud. Aga muidugi, kui see kartulikasvatus nagu ikkagi rohkem areneb edasi, siis hakatakse, kui juba tuleb kartulisordi aretus ja ütleme, see laieneb, see kartulikasvatus, siis hakatakse keldritesse ehitama ka salvesid. On siis eraldi nendele kartulisortidele, on eraldi seemnekartulile, söödakartulile, mis on ikkagi oluline ka, et see salvede jaotus tuleb hiljem ja tuleb ta ka sellega seoses, et hakatakse, kui jõuavad meie talupõldudele ka kaalikad, peedid, porgandid, sellised uuemad asjad, mida hakatakse ka 19. ja 20. sajandi vahetusel enam kasvatama, et siis ka nemad jõuavad keldritesse ja eks kui need keldrid juba siis on sellised suuremad ja ütleme eeskojaga juba ka ja siis kolivad sinna aitadest ka kõik need hapukapsa ja soolaliha ja hapukurgitünnid, nii et see kelder ikkagi täitub aja jooksul järjest enam. Aga kui nüüd rääkida veel sellistest, nagu sellistest keldri ehituse puhangutest või sellistest aegadest, millal nagu neid on nagu olulisel määral rohkem ehitatud meie taludesse, siis kindlasti üks aeg on olnud siis nagu see sõjaeelse Eesti Vabariigi aeg ja siin on oluline ikkagi olnud see, et mõisamaade võõrandamine siis selle maareformiga, milles siis jagati ju moodustati siis neid uusi talusid, mitukümmend
000 uut talu ja eks need uued taluomanikud loomulikult vajasid ju ka järeleaitamist ja sellist nõuandeid, nii et see sõjaeelse Eesti Vabariigi aeg, mis on tegelikult ju nii lühikene periood, aga see on ikka ääretult võimas areng, mis siis tollel ajal toimus. Ja väga see maainimese kodu on ikka niisugune ääretult oluline ja seda käsitletakse sellise ühtse tervikuna nende uute talude puhul. Ja muidugi siis nagu on kaasatud ka kutselised arhitektid, luuakse siis nende taluehitiste tüüpprojekte ja selliseid terviklikke taluhoonete lahendusi. Ja ka kelder loomulikult kuulub sellesse ühtsesse tervikusse. Ja muidugi tollel ajal on väga palju teevad ära need erinevad põllumajandus, sellised väljaanded, mis on siis ka talunikele suunatud. Näiteks Uus Talu on üks väga tänuväärne väljaanne, kus siis ka väga palju antakse nõu, ehitusalast nõu, kuidas neid keldreidki ehitada või kuidas kartulit säilitada. Ja ütleme, siin on ka ära toodud üks uues talus ilmunud keldri projekt. Loomulikult võib arvata, et vähemalt üks kelder on selle järgi vähemasti ehitatud, aga selge see, et ta jäi ikkagi nagu rohkem unistuste tasandile ja võib-olla ka see Eesti aeg jäi nii lühikeseks. Aga selle moodsa keldrigi puhul on üks teine oluline aspekt, mis selle Eesti Vabariigiga kaasas käib. See on see, et hakatakse propageerima uusi ehitusmaterjale ja eelkõige tsementi, millest ütleme, on võimalik siis selle abil valada siis nii neid vaheseinu kui treppe kui ka põrandaid teha, nii et see tsement ehitusmaterjalina leiab väga-väga palju propageerimist, eriti 30. aastatel. Ja muidugi hakatakse ka siis tehiskivisid tegema sellel ajal, siis õpetatakse ka nendes väljaannetes hästi palju, kuidas seda teha. Ja eks see keldri ehitamine loomulikult oli ikkagi päris suur ettevõtmine ja ega see ju, kui nüüd kasutada ka neid uuemaid materjale, ega see siis nagu odav ei tulnud, aga just manitsetakse ka ikkagi seda, et kui see ette võtta, siis tasub ikkagi ju teha hästi põline ja eeskujulik, mis ikkagi peaks mitu põlve vastu. Ja loomulikult ei jää ka naised sellest kõigest kõrvale. Et ka üldse kodukultuurile ju toona pöörati ju väga palju tähelepanu ja kõik need sellised põhimõtted, kuidas siis ikka keldrit nagu hooldada, et kuidas tema eest, et kuidas puhastada ja kuidas teda siis ikkagi peab hooldama ja kuidas nagu säilitada kõike seda, mida seal keldris hoitakse. Et need põhitõed on ikkagi pärit ka sealt esimesest Eesti Vabariigist, ka kõik need, kuidas siis nagu jaotada eraldi see kartulikelder ja hoidiste kelder ja perenaistele siis ka kõikvõimalikud need hoidistamise kursused ja kõik need põhimõtted, mida me ju tänapäevalgi kasutame, need toredad nimelapid, mida võiks siis hoidiste purgile panna ja kuidas siis ikkagi neid hoida seal keldrites, et see kõik on ju tegelikult vilja kandnud mõnevõrra hiljem, aga tore, et need põhimõtted ikkagi kestavad. Nüüd Nõukogude aeg, kui tuleb, ta tuleb ikkagi suure raputuse ja vapustusega ja selge see, et mingeid algusaegadel eriti mingisuguseid uusi keldreid traditsioonilisi enam ei ehitata ja need olemasolevad suuremate talude keldrid või siis need mõisate suuremad keldrid võetakse ikkagi kolhooside poolt kasutusele ja eks taluinimesele ikkagi see oma kelder ju jäi ja kulus marjaks ära. Aga kui siis nagu see aega läheb ja kui tuleb siis nagu see kohanemine ja kosumise aeg juba seal 60-ndatel, 70-ndatel aastatel, siis hakatakse jällegi ehitama keldreid, rohkem võib-olla torkab nagu silma, et see on jällegi üks niisugune puhang, aga siis tehakse nad juba hoopis uutest materjalidest, et niisugust traditsioonilisi võtteid, et nüüd mingit traditsioonilist pae või raudkivikeldrit keegi ette ei võtnud enam, et ikkagi betoon, ehitusplokid, silikaat on see, millest tehakse. Aga ütleme, kui keldritest, ütleme ka keldrite uurimisel, et kui
see klassikaline ettekujutus meil keldrist, et vot see ongi selline, kus on siis need kartulisalved ja porgandid, peedid, mis iganes ja eesruumis need maastlaeni ja hoidise riiulid, et vot seda pilti tegelikult keldrites nägi ka ikkagi 60-ndatel, 70-ndatel, kui ikka väga palju peeti ju loomi ja väga palju ka olude sunnil tuli ise teha. Ja tõesti need eestiaegsed põhimõtted siis kannavad vilja sellel ajal. Ja veel üks puhang on keldrite ehitamisel, see on siis 90-ndate aastate algus pärast Eesti Vabariigi nagu taasiseseisvumist. Ja see on see aeg, me ju mäletame seda, kui millise innuga hakati uusi talusid taastama ja hakati mindi maale ja võeti loomad, hakati ka ikkagi nagu suure õhinaga pihta ja loomulikult kelder on niivõrd tarviline majapidamishoone, et siis ehitati ka ikkagi selliseid suuri ja mahukaid keldreid tollel ajal ka. Aga muidugi jällegi uued materjalid, kaasaegsed isolatsioonimaterjalid, võib-olla neid salvesid enam nii palju ei tehtud, tulid igasugused muud võimalused juba käsile. Ja kui nüüd tänapäevastest keldritest rääkida, kelder ikkagi, kellel ta on, see on ikkagi niivõrd suur väärtus ka tänapäeval ja eks neid tehakse ka tänapäeval ikkagi juurde vaatamata sellele, et ikkagi nagu talle püütakse siis võib-olla, ta ei ole enam ju kartuleid täis, sest me kartuleid enam ei kasvata nii ja ei tarvita ka toiduks. Ja ütleme, seal võib-olla ei ole nii palju neid hoidiseid, sest et on ju uusi võimalusi, hästi palju ka külmutatakse, kasutatakse selliseid säilitamisviise. Loomapidamist enam ei ole, aga see kelder ikkagi on, et me ikkagi mingil määral see hoidistamine on ja võib-olla asjad tulevad ringiga tagasi ikkagi mingi aja pärast jälle, et see mulle tundub, et ikkagi see hoidistaminegi kogub populaarsust, aga on ka nendel keldritel päris uusi funktsioone, ta võib olla ka veinikelder või on variante, kus sa teed endale sinna koduse spa või üks kena inimene ütles, et seal võib ka hoida akupanku või generaatoreid sellises tulekindlas kohas. Ühesõnaga, keldril on ikkagi ka palju ülesandeid ja kahjuks peab ütlema, et praeguses olukorras kuskil võib-olla kukla taga ikkagi tiksub ka see variant, et kelder on ka hea variant, kui ta on tugevatest materjalidest ehitatud. Aga kui see kelder seal õueservas on või õuel on, siis väga sageli me näeme ka sellist ilusat pilti, kus nad on ikkagi tervikliku õuekujunduse osa ja on variante, kus nad on hästi ilusti haljastatud ka. Nii et see kelder, kellel ta on ikkagi suur väärtus, see vana kelder, mida tasub ikkagi hoida, isegi kui teil pole neid kartuleid sinna panna. Hoidke ikka seda vana keldrit ja ärge laske tal laguneda. Läheb tarvis ikkagi, see kelder on ikka üks tähtis asi, et ajad muutuvad ja mine tea. Aga siia lõpetuseks panin siis ka, kuna nüüd me läheme järgmise ettekandega kohe Muhumaale, kus me näeme ilusaid ja põnevaid asju, siis panin ka siia lõppu sellise toreda pildi Muhumaalt, kus siis kelder on tõesti aukohal, et tema 100. juubelit on siin Muhumaal Päälda küla Jüri talus tähistatud. Aga aitäh! See on mõisates üks täiesti omaette ehituslik nähtus, on need tohutu suured saalkeldrid, õigem saalkompleksid, koosnevad mitmest ruumist, tohutu kõrged ruumid, nii elumajade all kui ka siis elementidena pargiarhitektuuris. Et kas need ei kuulunud siia, nad on ehituslikult ju palju huvitavamad nähtused? Ja mina ei ole nagu neid, keldrid, kui vaadata jällegi, ennemgi ütlesin, et kui hakkad nagu mingit teemat vaatama, sealt hakkab hargnema nii palju asju, et need mõisakeldrid on ju täiesti omaette põnev teema, et mina ei ole sellega tegelenud. No ma ei tea, me oleme maa-arhitektuuri ikkagi praegu just. Ja ei mõisa, et mina nagu ikkagi vaatasin neid talude keldreid, aga väga põnev teema on ju ka linna
hoonete juures on ju ka keldrid või siis nende ühiskondlike hoonete raudteejaamade keldrid või tuletornide juurde ehitati keldreid ja kõik need tüübid ja need mõjutused, et noh, et siin tegelikult nagu seda uurimise teemasid jätkuks küll ja veel ka edaspidiseks, et no ja ka tõesti, et kui kaevuda rohkem nagu nendesse ehitusmaterjalidesse tõesti, millal üks või teine tuli või kui laialdaselt kasutusel oli. Nii et nagu see minu ettekanne pealkiri ütleb ka, et see on tõeliselt ikkagi avastamisväärt teema, see keldrikene, et ei tasu üldse arvata, et ta mingi selline tühine kõrvalhoone on, et ta on ikkagi põnev. Mul on üks selline praktiline küsimus. Et kuidas vanarahvas kaitses oma seda kartulit ja mida ta seal keldris hoidis, või siis kartuliaukudes, ütleme enne keldrit, kelder on juba siuke tihe asi, et sinna enam hiirekest sisse pääse, aga mul endal on kasutusel täna paar kartuliauku, mis ma pean sinna sisse tegema võrkudest salved, et hiiret nahka ei pistaks, et kas vanasti lihtsalt kartulikuhjadest siis söödi mingi osa ära ja see oli paratamatu kaotus või? No, mulle tundub küll, et söödi ära. No mina ei tea, kas see nüüd annab mingit efekti. Vähemalt minu isa küll meie keldris tegi, aga ma ei ole kindel, kas see nagu mingit efekti annab, et ta nagu kadaka, no pani ikka hästi tihedalt ka mingeid kadakaid ka, aga ega see kadakas nüüd ka torkamine seda hiirt ei heiduta. Nii et eks need hiired kipuvad ikka tulema ja eks nad võtsid Matti omal ajal ka, aga ütleme kartuliauk, kui ta on ikka tiheda mulla kuhja alla maetud. No ma ei tea, kus see hiir siis nagu tuleb sinna. Mul on selline kaasaegsem kartuliauk, et ma arvan, et möödunud sajandi alguses tehtud, et ta on ikkagi vooderdatud seestpoolt, ta on kruusa pinna sees ja kividega vooderdatud. Aga sealt kivide vahelt on nii palju võimalust hiirte sisse pääseda, et ja luuk on peal, nii et ei ole seal midagi. No ma ei tea, kui teil võrk on seal, siis võib-olla see aitab natukene, aga võib-olla siis ikkagi peate selle mingi loomuliku kaoga arvestama või oskab Rein paremini midagi soovitada äkki, mida Muhus on kasutatud. Ja ei tea. Kuidas vanasti äres sööd? No kassid olid ka hiirekütid. Et ma ei tea, jah, tõesti, võib-olla see mingi loomulik kadu oli, aga võib-olla Reinul on mingi hea nipp varuks.